Tere, head vaatajad! Tere päevast! Täna on nii palju punkte, millest rääkida, nii et ilma pikema jututa läheme asja juurde. Viimasest saatest on peaaegu 2 nädalat möödas ja hooaeg on tegelikult juba vaibumas, aga esimesed kokkuvõtted võime juba välja öelda tegelikult vist. Ja, et vaatame oma sisse tulnud vilja ja ise ka ei usu. No, me ootasime tegelikult head tulemust, aga et see hetkel olukord selline on, kus me võime öelda vist välja selle, et me oleme sellel hooajal rohkem vilja vastu võtnud kui terve eelmise hooaja jooksul kokku ja me oleme täna septembri lõpus alles. Tõesti, et numbrid on suurepärased ja me tõesti täname siin kõiki põllumehi kogu südames selle suure usalduse eest ja oma meeskonna hea töö eest. Jah, nii et proovime siis enda poolt anda oma hea panuse ka edaspidi. Ja nüüd vaatame, kuidas see vili siis, mis meil ladudesse sisse tulnud on, ära saaks laevatada ja ära eksportida. Just, ja see on ka oluline sisend põllumehele. Igal juhul. Aga lähmegi siit siis turgude juurde, et mis meil turgudelt uudist on ja kas ka midagi head? Meil on ka teine hea uudis lisaks sellele, et oleme palju vilja sisse võtnud. Nimelt siis alandati intressimäärasid ja see uudis muidugi on kogu tooraine turule väga positiivne. See tähendab, et raha hind odavneb, tekib võimekus osta nii-öelda kultuure ja riigid, kes siiani on nii-öelda importinud siis peostuhu koguseid, et tekib nagu võimekus rohkem siis nii-öelda importida, aga seda siis lähitulevikus, et ütleme, et see oli väga oluline sõnum nii-öelda makromajanduslikult pildist vaadates. Ja kui vaadata, kuidas moodi siis turg on mõjutanud, et täna ka pilt on tegelikult meil ekraani peal roheline, detsembri matif on meil siin 221 ja novembri matif nüüd on 480 juurde roninud. Novembri matif, mis on siis rapsimatif, see siin varsti küll sulgub, kuid turud võtsid selle nüüd positiivselt vastu siin, mingid kõikumised on olnud, aga põhimõtteliselt see näitab, et ikkagi inflatsiooni tase on taandumas ja makromajanduslik seis siis paraneb. Olenemata nüüd aga nendest teadest uudistest on nõudlus importivates riikides ikkagi äärmiselt madal ja arvestades seda, et kui palju on saadud siit ka eksportida, siis väga raske on leida uusi ostjaid, et ka meie siin plaanime nüüd oktoobris ühe suure laeva välja laadida, mida oli ka tükk aega tegemist, et see nagu välja saada müüa. Ja kui vaadata, kuidas on siin hinnatasemed liikunud ja kui võtta ette siin nisu hinnagraafiki, siis see hinnatase on püsinud siin, ütleme, väikeste siksakkidega ühes ja samas augus ja tehniline analüüs ka näitab, et kui me oleme siin detsembri matifis siin 220 juures, siis see kõikumine võibki olla siin 220 ja 230 vahel ja see on selline hind, kus tegelikult ostjate jaoks on ikkagi hinnatase kõrge ja kui me võtame siia kõrvale siis Venemaa nisu hinna, siis Venemaa nisu kaupleb täna hinnatasemega kuskil $218–217 ja kui see võtta tänase siis USA dollari ja eurokursiga, siis see tähendab hinnaga 195. Ja kui me vaatame täna muuga hinnataset, siis minu teada 3. kategooria hind oli täna meil 207 muugal, nii et siit väga väike rehkendus näitab, et Euroopa nisu on jätkuvalt ikkagi oma $20–30 kallim kui Venemaa nisu ja selle võrra on palju raskem siis Euroopa nisu eksportida. Eelmisel nädalal õnnestus käia ka Taanis, kus saime kokku paljude teiste turuosalistega ja isiklikult oli mul tegelikult väga valus kuulata, kuidas kiideti Venemaa nisu kvaliteeti ja väga paljud ongi läinud ikkagi selle Venemaa nisu ostu peale kõigepealt puhtalt hinna pärast, aga ka kvaliteet siiski on hea ja seda oli tõesti valus kuulata, et meil siit Euroopast on raskem siis selle võrra eksportida. Lisaks on väga agressiivselt müümas oma nisuga poolakad, kes on tegelikult palju odavamad kui meil siit Baltikumist ja ka rumeenlased, kes pakuvad ka praegu palju soodsamalt nisu, pluss sealt on ka veel väiksem ja lühem laevatustee. Nii et meil on siin ka Euroopa kontekstis tegelikult suur konkurents nendele mõningatele ostjatele, kes meil siis siin turul on.
Saksamaa ja Prantsusmaa puhul on tegelikult informatsioon sama, et nendelt pole sealt suurt midagi eksportida, kvaliteet sellel aastal väga kehvakene ja peavad ka vaatama, kuidas siis saada siis importijatega nii-öelda kokkuleppele, et siis midagi välja saata. Hinnatasemed on tõesti olnud siin enam-vähem paigal ja mis võiks siis hinda siin üles viia või mida siin kõige suuremalt mõjutada, on ikkagi ilm. Ja mitmetes regioonides praegu ikkagi prognoositakse problemaatilisi ilmastikutingimusi, et võtame kõigepealt siis kas või selle sama Venemaa nisu ja Venemaa ilm, et Venemaal on praegu väga kuiv, Venemaa praegu külvab ja see on tekitanud praegu turgudel natuke sellist hirmu, et kuidas siis Venemaa nisu nii-öelda uue hooaja saak olema saab. Sama probleemne on tegelikult ka Brasiilia ja Argentiina, kus on samamoodi väga kuiv ja vaadatakse just Lõuna-Ameerikat sellest vaates, et kuna nemad hakkavad just külvama eelkõige siis soja ja maisi ja seal siis tekib teine selline fookus, kuhu siis turg nagu vaatab. Ja muidugi USA, kus praegu käib soja ja maisikoristus, ollakse kuskil selline 15-16% peal ja on ka äärmiselt kuiv ja see muidugi mõjutab jälle seal ka talivilja külvi, nii et tegelikult on selliseid kohti, kus tuleb silma peal hoida ja mis siis võivad meie hinnaliikumise mõjutada. Ja muidugi Austraalia, et praegu prognoositakse üle 20% rohkem vilja kui eelmisel aastal, samal ajal aga ei ole see saaki veel purgis, et rääkides ka siin kohalikega, siis tegelikult on väga oluline, kui palju saab Austraalia vihma just siin oktoobrikuus ja praegu kahjuks ei ole neid sademeid ilmaradarilt näha. Nii et saame öelda, et ilm on ikkagi vaatad number 1 teema meil siin aastaringselt ja muidugi ilm on mõjutanud ka siis maisisaaki Euroopas, et Euroopas prognoositakse praegu kuskil selline 3 miljonit tonni vähem maisi ja on kuulda ka, et kogu Musta mere piirkonnas on ikkagi maisikoristusega probleeme, et kõigepealt vähem saaki ära kuivanud ja nüüd olid veel vahepeal ka siin suured üleujutused, nii et need annavad kindlasti oma mõju siin hindade liikumisele. Meil on mais Muugal olemas, täna hinnatasemed on kuskil selline 230 juures ja soja hinnatasemed on nüüd kuni siin oktoobri lõpuni seal 440 juures. Kuid me näeme seda, et ikkagi mida kaugemale nüüd positsioonid lähevad soja puhul, siis hinnatasemed on pigem kõrged ja kõrgemad, sest alates jaanuarist 2025 siis tuleb Euroopas uus direktiiv ja keegi ei tea ka, kuidas moodi siis saavad soja hinnad olema alates 1. jaanuarist, sest on vastu võetud ju see deforestation direktiiv ja kuidas moodi see edaspidi nagu hinda mõjutab, on täitsa teadmata, nii et kellel on ikkagi huvi ja soov kindlustada soja, siis võiks mõelda võib-olla pikemalt siin ette osta enda koguseid. Ehk et kui nüüd sinu jutt kokku võtta, siis suures pildis võime öelda, et fundamentaalsed näitajad on samasugused, nagu nad olid varem. Me oleme sellises ilma- või geopoliitika mõjusfääris rohkem ja tehniline analüüs näitab samamoodi, et me liigume pigem külgsuunas või siis on ikkagi ootus pigem langusele, kuna nõudlust sisuliselt hetkel ei ole, vähemalt selle hinnatasemel. Nii et peame siin jätkuvalt siis ootama kas mõnda uudist, mis siis toetaks hinda või siis tuleksid ostjad turule tagasi mingil põhjusel ja siia võib, neid momente võib tulla, aga seda siis peame nii-öelda vaatama, mis tulevik toob. Tõusumomente ikkagi turul võib tekkida, aga jah, fundamentaalselt ikkagi hinnad püsivad surve all. Ja sellest tulenevalt tegelikult, kui ma vaatan ka põllumees Tootsi, kellel meil täna hetkeseisuga on ju umbes 1000 tonni fikseerimata vilja, siis me ei ole pikalt midagi teinud ka ja ma arvan, et tegelikult võiks siin ikkagi mingisuguse koguse ära fikseerida. Võib-olla teeks niimoodi, et meil on siin nutsukene rapsi ja nutsukene hernest, et need paneks lukku ära, et siis on nendega nii-öelda ühel pool. Ja sest rapsi hind on ka siin natukene paremaks läinud ja hernes on nüüd püsinud pikalt tegelikult üsna sarnasel tasemel. Kui rapsist rääkida, siis rapsi hind on ka siin väga suurte kõikumistega olnud ja täna, kui vaadata ikkagi tehnilist analüüsi, siis me oleme praegu ka roninud siin novembri matifist 480, mis on ikkagi
väga kõrge tase, et arvestades ka isegi kui on Euroopas vähem rapsi, siis mujalt saab importida ja Kanada koristab praegu rapsi ja Austraalia hakkab koristama ja sealt kuuldavasti ka näiteks sakslased toovad lausa panamaksidega rapsi sisse ja tuleb ikkagi see nii-öelda see hinnataseme katus ette, et kuskilt maalt ei olda enam valmis maksma, sest lihtsalt ei ole kasumlik pressida. No jah, ja siis ongi see, kui ta saad odavamalt kuskilt veel sisse ka tuua, siis ei olegi ju põhjust seda teha. Ja mis puudutab teravilja, siis otra on meil 150 tonni ja nisu siis 750 tonni enam-vähem praegusel hetkel Laos Tootsil. Ma arvan, et siit nisu võib-olla paarsada tonni võiks ära piksata. No nisu hind, täna söödanisu hind Mugol oli meil 190, jah. 190 just ja see tegelikult on päris hea tase ikkagi tänasel hetkel. Nii et selle valguses võime selle lükke ära teha ja siis meil jääbki siuke veidikene alla 700 tonni siis veel järgmisteks kordadeks ja nii, et saame ka oodata, vaadata, mis siis turud teevad. Aga hajutame natuke siis riske. Ja kui siit nüüd edasi minna Põllumeestootsi nii-öelda planeerimise osa peale, sest tegelikult on ju algamas või alanud juba ammu külvihooaeg ja ettevalmistused järgmiseks saagiks, siis mõnes järgnevas saates üsna lähiajal teeme sellise eraldi, kui nii võib öelda, siis kulude matemaatika saate, paneme ka tulud sinna juurde ja siit väike ülesanne või kodune ülesanne nii-öelda ka viljakasvatajatele, et kes veel ei ole oma kulusid kirja pannud või arvestanud, siis palun tehke seda ja saate näiteks mõnes järgmises saates seda infot, mis siis meie näeme, et mis need kulude pooled võiks olla. Ja ega me seda ka kuskilt taevast ei võta, me kindlasti vaatame väga tõsiselt otsa erinevatele põllumeestele, et kes kus mis kulusid teevad ja siis saamegi sellise võrdluse teha. Põhimõtteliselt on vaja teha, on lähteülesanne see, et paneme kirja kulud, potentsiaalsed tulud ja rehkendame välja, et kui saak oleks 6 tonni, 7 tonni või mis on see murdepunkt ka. Ja samamoodi hinnatase, et toome sinna hinnatasemed juurde, et kui hind on täna 190 näiteks söödanisu, eks ole, et kui palju sa pead nende kulude ja tuludega siis põllu pealt saaki saama, et siis kasumisse jõuda. Et ega sellise rehkenduse tegemine on igale ühele väga oluline ja teades, et kui volatiilne ikkagi turg on, me ei tea, mis meid 25 aasta ees ootab, et selleks on viimane aeg tegelikult ette valmistada, sest kunagi või teada, mis hüppeid turul tekib ja tuleb need emotsioonid maha võtta ja nii-öelda riske hakata lihtsalt ühest otsast maandama. Just ja üks ehe näide sellest planeerimisest või riskide hajutamisest tegelikult võiks olla meie selline vana hea vili versus väetis või väetis versus vili slaid, kus me oleme läbi aegade näidanud siis erinevaid tasemeid, et kui palju peab siis näiteks söödanisu müüma selleks, et osta 1 tonn näiteks AN 34 ja praegusel hetkel on see suhe siis 1,62, 1,62, vabandust, ja see tähendab seda, et nii palju pead nisu müüma selleks, et 1 tonn siis väetist endale osta ja see on üsna hea tase, eriti vaadates siin viimaseid aastaid. Ja tänane hinnatase tegelikult toetab ka väetise ostu ja ega riskide maandamise juures on ju seesama, et kui me räägime, et müü vilja erinevatel aegadel, maanda riske ja väetise ostu puhul on tegelikult seesama, et kui osta väetisi erinevatel aegadel juba varakult ette, tänane hinnatase toetab sellist matemaatikat, et kui aasta hind on seal 190 ja hea koefitsient, et samamoodi on ka väetise ostu puhul mõistlik võib-olla mingi kogus ikkagi ära osta, et olemas olla, arvestades seda, et väga palju on ikkagi talivilja külvatud. Ka siin kuuldavasti Lätis-Leedus on rekordiliselt talivilja külvatud. Et oleks ikkagi see miinimumkogus kevadeks õigel ajal olemas, siis on mõistlik ikkagi midagi siin lähiajal lukku panna, et see oleks olemas. Ja kui juba väetise ostmiseks läheb mingil määral, siis tuleks vaadata seda, et aga äkki peaks ka osa toodangut nii-öelda lukku panema, et need mõlemad otsad oleks siis nii-öelda kinni, et seda riski ka nii-öelda vähendada. Sest mis on viimasel paaril aastal kindlasti paljudel meeles ka ja mis on juhtunud, on siis see, et on tehtud kas siis üks või teine otsus, kas siis sisendi või siis toodanga poole pealt, aga teist otsust nii-öelda siis teise poole pealt pole tehtud ja on jäetud hästi palju riske nii-öelda lahtiseks ja kahjuks on seda kohati nii-öelda see risk kahjuks ka realiseerunud. Nii et seda on kurb vaadata, aga midagi teha pole ja need on õppimise kohad.
ja väetisetootjad loomulikult vaatavad ka, et kuidas moodi siis kultuuride erinevate toorainete hinnad liiguvad, kuhu nisu hind läheb ja on ju loogiline, et kui vilja hind läheb ülesse, no miks peaks väetisetootja siis väetise hinda langetama, et seda ja vastupidi, et kui näed, et väetise hind läheb alla, no tõenäoliselt on ka siis vilja hind alla tulnud, nii et peab ikkagi jälgima seda õigel ajal kinnipanemist. Just, aga siit olekski paslik see korraks lõpetada. Ja ärge unustage järgmiseks korraks siis matemaatika ülesannet. Kohtumiseni! Kohtumiseni!